Tere tulemast kuulama järjekordset andmetarkuse webinari. Mina olen Märt Ridala ja modereerin tänast webinari. Ja täna on meil teemaks siis terviseandmete kasutamine. Ja sellest räägivad meile siis täpsemalt Jaanika Merilo, kes on e-tervise juht, ja Mal Maasik, kes siis on PERH-i Aidava projektijuht. Ja räägime siis terviseandmetest. Palun siis, kui teil on küsimusi ja väga tore oleks, kui oleks küsimusi, siis kirjutage need sinna K ja V küsimuste ja vastuste või F ja Q, kui teil on ingliskeelne Teams alla. Ja siis esitluste lõpus siis käime need küsimused läbi. Nii et alustame ja Jaanika, palun, ava on sinu. Ja, tere hommikust ka minu poolt ja suur tänu sellise huvitava lava eest. Et me tõesti oleme koostanud e-tervise strateegia ja koostanud selle koos ligi 20 erineva liiduga. See tähendab, et arstide liidud, õdede liidud, ITL, Connected Health'id, et väga palju erinevaid osapooli. Ja see e-tervise strateegia võeti vastu ministri poolt selle aasta veebruaris ja ta peaks olema 5 aastaks ja ühelt poolt nagu kajastame seda suurt pilti, ehk siis kuhu me tahame jõuda selle 5 aastaga, et mis meie ülimad nii-öelda edumõõdikad või eesmärgid oleksid. Aga teiselt poolt ka seda, et milliseid tegevusi me selleks teeme. Ja me alustasime sellest, et strateegias me küsisime tegelikult kõikidelt erinevatelt liitudelt ja sihtgruppidelt, et millised on teie mured, et mida te tahate, et see strateegia lahendaks, et mida on puudu või milliseid regulatsioone on liiga palju ja kogusime kogu selle sisendi kokku koos meie erinevate enda tegevuskavadega ja suuremate rahvastiku arengukavadega ja saime sellised prioriteedid. 5 prioriteeti, mille järgi me mõõdame nii-öelda edu, ehk siis kuhu me rohkem tähelepanu pühendame. Kuna mul on vähe aega, siis ma hüppan niimoodi osadest slaididest üle, aga äkki saan pärast chatis jagada linki kogu selle strateegiale, et oleks aega lugeda. Ja need sellised 5 vundamendi põhimõtet ja 3 suurt eesmärki joonistusid tegelikult välja kogu tagasisidest. Ehk siis kõige rohkem, mida küsiti, on see, et peaksid olema andmed kõrge kvaliteediga korras kiiresti saadaval. Ehk siis siin on punkt andmete väärindamine ja olenemata, kes seda tagasisidet andis, kas see oli arstide liit või see oli õdede või haiglate või IT-ettevõtjate, tegelikult kõigil oli esimesel kohal andmed. Ehk siis see, et andmed oleksid mitte ainult suures mahus kättesaadavad, vaid ka kvaliteetsed ja teiselt poolt, et nende väljastamine esmaseks, teiseseks kasutuseks oleks ka võimalikult kiire ja võimalikult reaalajas andmevahetus ka esmases kasutuses. Ehk siis igaüks vaatas omast vaatenurgast, aga kogu meie selle tegelikult strateegia üheks kandvaks teemaks ongi andmed ja nende kiire kättesaadavus. Ja me oleme praegu isegi tegemas selliste andmete väärindamise analüüsi, kus me teeme koos meie MKM, Digijust, Statistikaamet, proovime joonistada välja, et milline oleks selline suur ilus pilt, kuidas oleks võimalik andmeid tulevikus lihtsamini kätte saada, ehk siis kiiremini menetleda andmetaotlusi, et oleks vähem sellist bürokraatiat kogu selles menetlusprotsessis läbi kõikide nende mitmekordsete akide ja erinevate menetluskeskkondade ja samal ajal oleme loomas ka sellist turvalist taristut, turvalisi andmetöötluskeskkondi, kuhu neid andmeid väljastada. Ehk siis, et meie üks suur rõhk on kindlasti sellele, et kuidas andmed teha kiiresti, reaalajas, kvaliteetselt kättesaadavaks esmases kasutuseks ja lihtsalt taotletavaks teises kasutuseks. Aga teised 2 prioriteeti, mis välja joonistusid, olid inimkeskne tervishoid. See võib tähendada väga palju muidugi, aga see tähendab, et sotsiaal- ja tervisevaldkonna lõimimine, kasutajakesksed teenused, terviseportaali laiendamine ja võimalus inimesele sisestada oma andmeid. Ja tegelikult see lõimime tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna on jällegi paljuski selline andmepõhine. Ehk siis alguses on loomised terviseplaanid, kus näiteks on multimorbiidne vanainimene, kes tahaks veeta päevad kodus, aga kodus on vaja ka teatud toetust nii näiteks sotsiaaltöötajalt kui tervishoiutöötajalt, et kuidas see tervishoiu ja sotsiaaltöötaja oleksid samas inforuumis
näeksid samu terviseandmeid, kui patsient on lubanud, kuidas andmed liiguksid võimalikult tõhusalt erinevate ametite vahel. Ja mitte ainult selles, ütleme, näites, kus vajatakse mingit sotsiaalteenust, vaid ka, et erinevad tõendid liiguksid võimalikult kiiresti ja andmed valdkondade üleselt. Edasi oli kolmas selline suur prioriteet või alustala oli tervishoius töötajate spetsialistide toetamine. Ja seal tegelikult loomulikult jälle oli see esimene võtmesõna andmed sellega, et tervishoiutöötajaid toetab see, kui neil on andmed kiiresti kättesaadavad ja otseses mõttes reaalajas, ehk siis, et sul ei ole pika viitega näiteks seda, kui sul on, tuleb patsient kiirabisse ja siis alles haigla epikriisi väljakirjutamise ajal saab perearst teada, et ta on hoopis tegelikult ei tule homme vastuvõtule, vaid on praegu kiirabis. Ja mille pärast me oleme ju ka üle minemas FAER-ile ja igati usume sellesse ja sündmus- ja andmepõhisesse või noh, sündmuspõhisesse lähenemisse. Ja praegu me oleme välja töötamas ka uut seaduseelnõud, praegu küll VTK-d, selleks, et võimaldada rohkem juurdepääse terviseandmetele ka inimese nõusolekul erinevatele näiteks sotsiaaltöötajatele või kellel on vaja selleks, et tõhusamalt ravi osutada. Ja andmetes, kui me räägime, millised nagu punktid välja toodi just nimelt andmete prioriteetides, ütleme, oli see, et esiteks tõesti saad teha andmed kiiresti kättesaadavaks, nagu ma ütlesin. Selleks me praegu oleme kaalumas koos Statistikaametiga, kui äkki nende alla tekiks ühine menetluskeskkond. Ehk siis, kui näiteks teadlasel on vaja andmeid nii tervise kohta, mingite näitajate kohta, ma ei tea, pensionid. Näiteks on vaja haridusandmeid mingiks uuringuks, siis praegu käib see teadlane või kes tahes andmeid taotles erinevate ametite juures, küsib, kas neilt andmeid saab kätte, edasi läbib kõik need eetikakomiteed ja andmekaitse inspektsiooni taotlused, teeb seda paralleelselt, see võtab päris palju aega ja sellised mitu korda sama asja erinevate ametite puhul. Ja lõpuks, kui sul on need andmed käes, võib-olla sul on juba ammu liiga hilja, et teha mingit uuringut. Ehk siis mõtleme seda, et Statistikaameti alla teha see ühine menetluskeskkond ja lihtsustada andmete väljastamise protsessi. Ehk siis, et ühes kohas annad avalduse sisse, milliseid andmeid on vaja, millised andmed on olemas, on näha teabekeskusest või andmekataloogist, mis meil on praegu loomisel TEHIK-u all. Esimene versioon on ka väljas. Aga edaspidi peaks ka olema koos andmekvaliteedi näitajaga need andmed nähtaval teabekataloogis, mida saab siis taotleda läbi menetluskeskkonna. Ja see peaks kiirendama just nimelt kättesaadavust ja andmega arusaamat, millised andmed on üldse olemas ja kui kiiresti neid saab. Ja teiseks loomulikult, et eesmärk ei ole see, et andmeid oleks palju, vaid see, et kvaliteetseid andmeid oleks palju. Ja samal ajal, et need andmed oleksid endiselt ka mitte dubleeritud, sest praegu paraku vahel kipub juhtuma seda, et on samad andmed mitmes kohas. Nad on kuigivõrd erinevad, selle asemel, et liikuda once only põhimõttel. Nad on erinevates andmekogudes 2 korda isegi erineval kujul. Ehk siis, et sõltumata sellest, kas andmed on keskselt TIS-is või kuskil muul andmekogus, nad säilitatakse ühest kohast ja teatakse, kust pärida. Ja siis on loomulikult selleks, et me saaksime teha neid erinevaid personaalmeditsiini lahendusi ja toetada tervishoiutöötajaid, on vaja, et meie enda TIS ehk siis tervise infosüsteem oleks paindlik, kiire, nõtke ja võimaldaks uusi teenuseid kiiresti arendada, mis on selline paras väljakutse. Teiseks on muidugi igavene teema ja ma kardan, et üha rohkem aktualiseeruv on küberturvalisus. Kolmas meie selline alustala on see, et innovatsiooni toetamine ehk siis, et kuidas teha lihtsamini innovatsioon kiiremaks. Ehk siis täna sisuliselt, kui keegi arendaja tahab taotleda terviseandmeid ja teha toote, mis vastab kõikidele medical device regulation itele, AI act'ile ja kõikidele nõuetele, siis on tohutu kadalipp ja tegelikult meil on Eestis üks tervishoiu startup, kes on selle kadalipu läbinud. Nüüd siis Better Me ehk siis tegelikult peaksime suutma tekitada selliseid sandbox'e ja toetama innovatsiooni juba tervishoiutöötajate juures ja juba alguses, mitte kõigepealt tekitama nagu palju takistusi ja siis imestama, miks meil 5 aasta pärast ei ole uusi tooteid. Ja samal ajal ka oleme tegemas seadusandluse muudatusi, mis on üllatavalt valuline protsess, ehk siis võtab üllatavalt kaua aega.
Ehk siis oleme lihtsustamas teatud määruseid, mis täna on natuke üle bürokraatia selles, et milliseid andmeid tuleb kuidas koguda ja paberil tuleb dubleerida igal juhul näiteks. Ja samal ajal ka teeme natuke paindlikumaks, kellele saab, kes saavad terviseandmetele vajaduspõhiselt siis juurde. Ja samal ajal meil on tulnud ka Euroopa terviseandmeruum, kus tulevad ka päris palju nõudeid erinevaid, kaasa arvatud erinevatele andmete väljastusele ja andmete kogumisele ja erinevatele teabekeskustele ja muudele, et Eesti vastaks siis ka uuele määrusele. Aga ma arvan, et EHDS-ile me vastame tegelikult juba päris palju, seal on mingid sellised pigem nüansid esmases kasutuses, mida me peame võimaldama, mis oli suur miinus ja läks vastupidiselt sellele, mida me oleksime tahtnud, on see, et inimestel on võimalus opt-out ida ehk siis välja lülitada oma andmed teisesest kasutusest. Meie arvasime seda, et selleks, et tagada võimalikult kvaliteetset uurimistööd, peaks võimaldama siiski kõiki andmeid pseudonüümiseeritult, anonüümiseeritult kasutada teiseses andmekasutuses, aga see oli tohutu võitlus Euroopa üleselt ja lõpuks otsustati, et inimesel peab ikkagi olema võimalus opt-out ida. Ja nüüd ma näitaksin korra veel ühte slaidi, mis on rakenduskava alus nii-öelda, veel ei ole rakenduskava ise valmis ja äkki olekski siin õige hetk üles kutsuda ja öelda, et me oleme alustamas rakenduskava tegemisega, kus ka andmete plokis, andmete poliitikas me oleme tegemas päris sellist juba detailset analüüsi, et mis on samm 1, 2, 3, 4, 5, mida me peame tegema selleks, et öelda näiteks, et andmed on kiiresti kvaliteetselt kättesaadavad ja kuidas me seda mõõdame, mis aja jooksul ja kuidas me seda saavutame. Ja selleks on algamas sellised rakenduskava töörühmad, kus on täitsa andmete töörühm, kus ongi nagu vestlus erinevatest standarditest, valikutest, mis meie ees on nagu riiklikul tasandil, erinevad SNOMED või mitte, FAIR või mitte, no FAIR juba on ja ilmselt see on tulevik, aga kuidas teha andmed siis jälle kiirelt kättesaadavaks ja kõik need teemad tulevad arutelule e-tervise andmete töörühmas ja kui keegi tunneb, et ta väga tahaks osaleda ja ei ole veel saanud kutset või kuulnud, siis palun kirjutage mulle, ma panen chati oma emaili ja sealt saate ühineda andmete töörühmaga. See on päris selline praktiline töörühm, kus on kiired ajurünnakud. Aga täna ma selle presentatsiooni osa äkki lõpetaksin, sest võib-olla meil on küsimusi ja meil on ka malli presentatsioon veel. Et kas meil on tulnud vestlusesse mõni küsimus? Sa oled vaigistatud, Märt? Jah, et veel ei ole küsimusi tulnud, aga ma siis ergitaks kõiki küsima. Aga mulle endal on üks küsimus, et ma ei tea, see on võib-olla selline natuke ajakirjaniku küsimus, aga millal siis ja mida esimesena sellest strateegiast, kuidas näiteks mõni meditsiinitöötaja, millal ta esimest asja näeb, mis sellest tuleb või ka tavaline kodanik? Ta näeb kogu aeg asju, mis sellest tulevad. Selles mõttes näiteks meditsiinitöötaja näeb seda, et tal on tulemas uued andmed tervise töölauale, et näiteks on tulemas allergiaandmed või inimene näeb seda, et on sündmuspõhised teenused, ehk siis näiteks ma lähen pensionile ja ma saan automaatselt juba teatud teenuseid selle asemel, et 5 kohast, erinevast kohast taodelda. Me näeme teabekeskuses, et tulevad juurde erinevad andmekategooriad. Raviskeemid tulevad varsti. Samal ajal on innovatsioonikiirendi Tervisekassas, et õnneks on nagu, ei ole päris nii, et 5 aasta pärast kõik on ja vahepeal midagi ei ole, et tegelikult need on pidevad jätkuvad tegevused ja seal oli päris palju suundi, et igas suunas on tegelikult käimas päris sellised tunnetatavad tegevused, et ma arvan, et iga kuu tuleb väikeseid uudiseid kindlasti. Väga hea, aga siis kirjutage veel küsimusi ja jätkame siis Malle presentatsiooniga. Ja tere ka minu poolt. Jagan ka oma slaide. Vaatame, et me saame suureks selle pildi. Nii. Nüüd peaks olema õige suurusega. Põhja-Eesti Regionaalhaigla on siis sellisesse projekti kaasa haaratud nagu Aidava, mis on siis tegelikult IT-toega andmete kureerimise ja avaldamise virtuaalne assistent. Ehk et selline pidulik pealkiri, aga eesmärk on siis
töötada välja selline prototüüp. Esimene generatsioon tegelikult ongi juba töötatud, mis siis patsientidele pakuks võimaluse natuke rohkem oma terviseandmetes kvaliteedi parandamisel nagu kaasa rääkida. Panin siia mõned mõtted selle kohta ka, mis on selle projekti loomise taust, et tegelikult ju kvaliteetsed ja taaskasutatavad terviseandmed on nende tervishoiuteenuste osutamisel tegelikult ju võtmetähtsusega ja sellest terviseandmete kvaliteedist sõltub ka ravi kvaliteet. Nüüd täna tervishoius on andmete taaskasutuse osas ikkagi veel palju arenguruumi ja samuti ka kvaliteedi osas ja sellest tegelikult rääkis ka Jaanika juba ja õnneks on siis need teemad kenasti sinna strateegiasse ka sisse kirjutatud, mis siis nagu Eesti seda andmeruumi puudutab. Ja mõte on siis ka veel, et patsientide endi poolt või nagu murekoht on see, et patsientide endi poolt kogutud andmeid täna tervishoiusüsteemis väga palju veel ei arvestata, aga järjest rohkem projektides on neid katsetusi sees, et saaks neid kaasata ja patsientidel ei ole liiga palju võimalusi oma terviseandmete kvaliteedi parandamiseks, mis on tegelikult selline suur arutelu koht nii siin selles Aidava projektis kui ka võib-olla nagu laiemalt, et kuidas patsiendid või kas üldse, kuidas nad saavad üldse oma terviseandmete kvaliteeti parandada või miks nad üldse peaks eeldama, et nende terviseandmete kvaliteediga on midagi korrast ära. Ja projekti organisatsiooni kohta siia ka lühidalt, et selline 4-aastane projekt järgmise aasta augustis ta lõpeb. Rahastus on Horizoni poolt ja projekti koordineerib Maastrichti ülikool ja tegelikult organisatsioone on seal siis kaasatud päris palju, 14 organisatsiooni erinevatest riikidest. Ja kuna siin on siis nüüd nagu kaasas ka patsiendid reaalsed, siis on 3 haiglat selles projektis, lisaks PERH-ile on siis ka Grazi ülikooli haigla Austriast ja Maastrichti ülikooli haigla Hollandist ja igast haiglast siis oli eesmärk kaasata 30 patsienti, 15 rinnavähi, 15 kardiopatsienti ja ma märkisin siia ära ka selle, eks ju, et meil see esimese etapi uuring sai nagu läbitud juba ja me saime siis 83 patsienti värvatud, kellest 70 siis tegelikult selle uuringu läbis ja saime väga head tagasisidet nendelt just selles osas, eks ju, et kuidas see patsientide kaasamine siis on siiamaani õnnestunud. Siin on ka link sellele projektile, et kes siis soovib pärast saab juurde uurida. Ja selle eesmärk ongi siis ikkagi toetada patsienti, selle projekti eesmärk toetada patsienti tema isiklike terviseandmete haldamisel ja kureerimisel või puhastamisel ja siis nagu kvaliteedi ja taaskasutuse parandamisel. Ja see kõik siis nagu teenib seda eesmärki, et oleks võimalik nii, et andmed sisestame üks kord, aga kasutame nii palju kordi siis, kui vähegi vaja ja võimalik. Ja nüüd siia ma siis panin selle pildi, mismoodi kogu see Aidava prototüübi idee on üles ehitatud, et haiglas siis serveris asetseb see Aidava prototüüp, mis on siis kasutatav nii arvutis kui ka telefonis. Siia siis tõmmatakse haigla infosüsteemist patsiendi kohta olemasolevad terviseandmed ja teine koht siis, kus neid andmeid tõmmatakse Aidava platvormile on siis Health Data Intermediary, selle projekti puhul siis MiData, mis on Šveitsis välja arendatud platvorm ja see Aidava koondab siis need andmed nendest 2 kohast kokku ja patsiendil on siis võimalik selle Aidava platvormi peal vastates küsimustele
siis sekkuda oma terviseandmete korrigeerimisse. Nüüd siit välja siis peaks tulema, mis on patsiendi jaoks võib-olla selline kõige suurem kasu. Ja me osaliselt juba selle esimese generatsiooniga selle saavutasime, aga teise generatsiooniga siis tahame seda väljundit parandada. On siis see Patient Health International Patient Summary, ehk siis rahvusvaheliselt kasutada patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte. Teine oluline väljund siit peaks olema, mida me siis esimeses generatsioonis veel ei saavutanud, loodame siis, et järgmise aasta alguses teise generatsiooniga saame, et need andmed liiguksid sinna rinnavähi registrisse piiriülesesse, et on kokku lepitud siis selline nagu rinnavähi registri andmekomplekt nende partnerite vahel ja siis need väljad siit on eesmärk siis automaatselt täidetud saada ja kardiopatsientide puhul siis riskiskoori arvutamine on nende andmete pealt väljundiks. Ja siin siis veel selline lihtsam skeem, konkreetselt siis PERH-i näitel, mida näitasime ka patsientidele, et nad paremini asjast aru saaks, et PERH-ist siis liiguvad sinna prototüüpi need andmed ja MiData platvormilt liiguvad prototüüpi andmed ja siis sinna MiData platvormile saab patsient ise üles laadida oma dokumente näiteks ja sinna tõmmatakse ka kardiopatsientide puhul siis sellest vererõhuaparaadist andmed ja Aidaba prototüübi ja MiData vahel toimub selline edasi-tagasi liikumine, aga Aidaba prototüübist nüüd siis andmed haigla infosüsteemi siis selles projekti käigus tagasi ei liigu. Nii et patsientide päris andmetega nagu midagi ei juhtu, eks ju, et me nagu testime ja katsetame siis ikkagi siin prototüübis. Just selle ma rääkisingi täpselt ära ja siin on siis nüüd sellised ekraanivaated, et tekiks parem ettekujutus, et mida siis see Aidava tegelikult nagu endast kujutab. Et haigla infosüsteemist, kui siit ülevalt on, see nüüd on testkeskkonnast ja ingliskeelne, et Eesti patsientidele oli ta ikkagi eestikeelne, et siia saab siis sisse tõmmata haigla infosüsteemist või siis tegelikult sinna serverisse juba laetud dokumendid ja siis siin on üleval menüüs on kureeri kõik, et siis valides selle, siis süsteem hakkab neid dokumente üle vaatama ehk et kureerima ja kui tal siis tekivad küsimused, siis siit sellest paremast servast siit taatuse juurest on siis nagu näha, et kas on üks küsimus või on rohkem küsimusi või on kureeritud ja ei ole küsimusi. Küsimused esitab süsteem siis enam-vähem sellises formaadis, nagu siin on üks näide ja antud juhul siis ta pakub ka mingid vastuse variandid, mille vahelt saab valida, et patsient siis, kui ta oskab, siis ta valib, kui ta ei oska, siis ta võib öelda, et ta ei tea ja siis liigub see küsimus edasi haigla juba ekspertkuraatorile. Nii et sellised ekraanipildid ja mis nüüd siit need väljakutsed meil tulid põhilised, oli siis see, et küsimuste esitamisega see esimene generatsioon ikkagi veel või esimese generatsiooni prototüüp veel liiga hästi hakkama ei saanud, et siin oli nüüd takistuseks ühelt poolt siis ka see AI nagu kasutamine ja õpetamine ja teiselt poolt siis ka see kohalikesse keeltesse nende küsimuste formuleerimine, et küsimused olid liiga keerulised patsientide jaoks, nii et suurema osa nad suunasid edasi haigla ekspertidele vastata. Siis selle International Patient Summary moodustamine õnnestus nagu osaliselt, ehk et siin on siis nüüd veel arenguruumi, et kõik need olulised andmed ikkagi veel sinna patsiendi terviseseisundi kokkuvõttesse ei jõudnud, aga see teise generatsiooniga on täitsa saavutatav. Mure oli see, eks ju, et patsiendid, eriti Eesti patsiendid, liiga hästi ei saanud aru, et mis on see nende kasu sellisest prototüübist
kuna Eestis on lihtsalt meil kogu see tervise infosüsteem, terviseportaal ja kogu see terviseandmete teema ikkagi võrreldes nende teiste riikidega nii palju arenenud ja heal tasemel, et lihtsalt ei olnudki selge, milleks seda vaja on. Aga selle teise generatsiooni jaoks siis nüüd veel on plaanis siis keelemudelite kasutamine, masinõppe, et prototüüp oskaks ka infot siis vabatekstist välja korjata. Ja nüüd üks hästi suur teema on ikkagi siis ka, et iga selle tarkvara arendamise juures see testimise etapp, eks ju, et testandmete ja ka siis üldse terviseandmetele ligipääsemise teema on siis see, mille kallal kõige rohkem on vaja nagu pead murda. Teistes riikides on see mitte nii keeruline kui Eestis, me oleme ikka hästi reguleeritud, aga mõnes mõttes see on ka võib-olla ikkagi õige, et patsientide andmed vajavad kaitset, et need on sellised teemad, millega me siis nüüd edasi tegeleme. Ja nüüd on siis see koht, kui tekkis mõni küsimus selle Aidava projektiga seoses, et siis on võimalik paar minutit on veel, ma saan aru, aega. Kas mina võin täiesti julmalt vahele küsida, kasutades oma õiguspuldile? Tegelikult ma tahtsin lisada ja toetada, et kõik selle projekti eesmärgid on väga-väga kooskõlas mitte ainult meie strateegiaga, vaid ka Euroopa terviseandmeruumiga, mis ju ka samuti kohustab, et patsient peab saama oma andmeid parandada, peab saama ise andmeid sisestada ja seda tahtsid loomulikult ka kõik arstide liidud, et oleks võimalus ka patsiendil endal kas või oma elustiili kohta erinevaid andmeid sisestada ja samal ka just selline triaaži võimalus, et enne vastuvõtule tulemist oleks võimalik mingitele küsimustele vastata ja viimaks skoorimine ka, et tegelikult seal oli nii palju võtmesõnu, mis väga kattuvad nii meie kui ka EHDS-iga, et aitäh. Ma küsiks sellele jätkuks, et kuidas teie näete, et kuidas või kus kohas peaks need andmed koonduma, et ma mõtlen seda, et meil on haigla andmed, aga mul on ja meil kõigil on tõenäoliselt mingisuguseid kellaandmeid ja siis on, kes on teinud geenivaramu või geeniteste, see andmed, et kus nad kõik kokku peaks saama, et sealt moodustub ju ilmselgelt mingi täiendav teadmine ja võib-olla see, kui lihtsalt perearsti juures sa räägid, et ma ilmselt käin vahetevahel trennimas. Ja ütleme niimoodi, et need patsiendi poolt kogutud andmed saaksid liikuda siis nagu selle terviseandmete vahendaja platvormi kaudu, eks ju, antud juhul siis on see MeData platvorm, kuhu patsient saab üles laadida oma terviseandmeid. Praegu meil oli seal kvaliteedi küsimustik, mida ta sai täita, eks ju, sai laadida siis sealt vererõhuaparaadist andmeid, sai dokumente üles laadida, pilte. Et nüüd mulle isiklikult tundub, et Eesti kontekstis selle Aidava prototüübi roll võib-olla mingil määral on andmete koondamise mõttes, täidab ju tervise infosüsteem juba meil Eestis, eks ju, et me ju kõik koondame sinna kokku, et siis see prototüüp peaks olema just nagu üks uus layer seal peal, mis siis nagu nende kogutud dokumentide pealt esitaks andmeid või neid küsimusi patsiendile. Et mulle Eestis tundub, et meil on juba see koondamise funktsioon on juba nagu kaetud, eks. Et selles mõttes ongi hästi huvitav, nagu teiste riikidega, kes unistavad sellest, et koondame kõik hästi kokku, eks. Aga et meil on juba mingi samm nagu tehtud, eks. Meil on ka üks kommentaar tulnud, et kui patsient saab oma andmeid esitada või muuta, siis tema vastutus ilmselgelt kasvab tänu sellele. Siin ongi tegelikult üks selline, mis kaasneb minu meelest sellega, et me taotleme suuremat õigust või võimalust patsiendile oma terviseandmetega majandada, on ikkagi see digitarkus, eks, et patsient saaks siis nagu aru, mida ta teeb, millal ta teeb, miks ta teeb, et mitte lihtsalt, et kui arst kirjutas, et patsient kaalub 106 kilo ja ma ei taha nii raske olla, siis ma muudan selle 95, eks ju, et mitte sellist asja, vaid et siin on nüüd siis nagu üks suur valdkond on tegelikult see tervistarkus, mille kohta mul isegi praegusel hetkel ei olegi nagu mingit väga head mõtet ega vastust, aga see on midagi, millega kindlasti on vaja tegeleda.
Ja ma lisaks, et me kindlasti ei lase patsiendil andmeid muuta nii, et ta läheb tervise infosüsteemi ja muudab ära mis tahes näitajaid, vaid see on siiski sisestamine ja ettepanek ja arst näeb seda märkusena, et patsient on teinud sellise ettepaneku või soovi muudatuseks. Just, et pigem nagu sellisel moel just. Meil on sinna ka 2 küsimust juba tulnud, natuke lähme võib-olla üle ajaga. Et esimene küsimus siis Karin Juhkamilt, et praegu on patsiendil juba võimalus arstile teada anda, kui tema andmetes on viga, aga pigem ei ole patsientidel sellest teadlikkust. Noh, jah, ma oletaks ka, et ega inimene ei käi iga päev e-tervise portaalis kontrollimas, et kas seal on kõik õige või kas te näete ka seda nii? No just, et tegelikult selle AI abiga peaks kuidagimoodi, eks ju, saama siis need eksikohad esile toodud ja patsiendile siis nagu välja kuvatud, aga mulle tundub, et siin on veel siis ka ikkagi päris palju seda maad minna, et kuidas ka see AI saaks need õiged küsimused nagu küsitud, eks ju, või kogu see tarkus, et tegelikult on siin ka nende mudelite õpetamise teema päris suuresti, eks. Et need on see, et selle aidavaga saab teha sellised esimesed sammud ja võib-olla välja tuua mingid sellised kohad, millega on vaja veel edasi töötada. Teine asi on see, et see peaks võimalikult lihtne olema patsiendile. Ehk siis täna ma ei saa minna terviseportaali ja näha, et siin on mul pandud vale diagnoos, tegelikult vasak jalg, mitte parem, ja anda sellele samale meditsiinitöötajale tagasiside, et mitte käime läbi põrguringide või kuskil kasutaja tagasiside. Ja siis ütleme mitte kiirelt vastatav küsimus võib-olla, et mis teeb Eestis andmetele ligipääsu keerulisemaks ja mis samme on vaja teha, et seda probleemi leevendada, kui see on probleem? Minule isiklikult ei tundugi, et kui see oli patsiendi poole pealt vaadates küsimus, siis mulle tundub, et patsiendi vaatest ei olegi andmetele ligipääs väga keeruline, et patsiendil lihtsalt endal oma andmete lisamine on see küsimus täna. Ma ei tea, Jaanika, võib-olla sul on... Jah, ma arvan, et see kontekst võib-olla äkki oli teises andmekasutuses, kui mina ütlesin, et on keeruline selles mõttes, et selleks, et saada näiteks teadusuuringuteks vajalikku andmeid vajalikus kvaliteedis ja koguses ja vajalikus ajaperioodis, et need protsessid on päris sellised, ütleme, ühelt poolt patsiendi kaitseks kõik eetikakomisjonid ja AKid ja nii edasi, aga kui näiteks panna need kõik protsessid kokku, mul on vaja terviseandmeid, haridusandmeid, sotsiaalandmeid, siis kogu see taotlemise, leidmise, saamise, kvaliteedi puhastamise, väljastamise protsess, see on liiga pikk, aga liiga pikk on jälle selline, et ongi maailmas selline, et Soome ka võitleb sellega, et saada seda protsessi lühemaks ja see on pidev nagu võitlus, et kuidas võimalikult tõhusalt väljastada ja parandada seda kvaliteeti, et see, millised on sammud, sellest ma võin täiesti pikalt eraldi rääkida, aga tegelikult meil oli üks huvitav EHDS-i seminar Euroopa terviseandmeruumi, kus me rääkisime päris põhjalikult sellest, et mis meie riigiülene nägemus on, kuidas seda kiirendada, et äkki ma võin siia chati panna lingi, kui me veel jõuame. Jaa, aga kuna meil aeg on otsas, siis ma lihtsalt mainin veel, et järgmine andmetarkuse webinar on plaanis 3. aprillil ja siis räägime juba hoopiski tööstusest ja andmetest. Ja siis suured tänud kõigile kuulamast ja Mallele ja Jaanikale esinemisest. Aitäh kõigile! Aitäh! Suur tänu!